Tere, armas Raadio 2 kuulaja! On kolmapäev ja mina olen Kärt Puum. Te kuulate köögikultuuri ja need, kes vaatavad, need vaatavad köögikultuuri. Täna näitan teile ühte eriti lihtsat retsepti, millega seda suve natuke pikemaks saab venitada. Ja sellega saab hakkama igaüks. Eriti just need, kellele maitseb jäätis ja need, kellele maitsevad küpsised. Selle retsepti jaoks ei olegi üldsegi palju vaja koostisosi, ainult jäätis ja küpsised. Kohe näitan teile, kuidas see ülilihtne, aga ülimaitsev maius valmib. Mina sellele magustoidule mingit head nime välja pole suutnud mõelda. Ma olen näinud, et seda pakutakse jäätisele võileiva nime all. Minu meelest see kõige parem variant ei ole, et kellelgi, kui on mingi hea idee, siis jätke kindlasti kommentaar. Ootan huviga, aga nimetame siis seda praegu jäätise võileivaks. Mina olen valinud täna selleks sellised klassikalised maitsed ehk vaniljejäätis ja šokolaaditükkidega ka ära küpsised. Tublimad küpsetavad oma küpsised ka ise ja isegi teevad jäätise ise, aga seekord ma näitan, et ei pea kõiki alati ise nullist tegema. Võib minna natuke lihtsama vastupanu teed. Jäätise võileiva valmistamiseks on hea, kui sa võtad oma jäätise umbes veerand tundi varem külmkapist välja, et siis on teda hea siit võtta pehmelt ja palju mugavam on teda siia küpsise vahele panna. Nüüd võtame siit ühe korraliku lusikatäie jäätist, et siia küpsise vahele mõnusalt seda jäätist ikka palju saaks. Paneme siia vahele niimoodi. Ja paneme seda piisavalt palju, et kui küpsist hammustada, siis seda jäätist oleks ikka mõnusalt. Võtame teise küpsise, paneme siia peale, surume natuke kokku. Sirume külgedelt paremaks, ilusamaks ja ongi kõik. Ja kui nüüd teise küpsise ka valmis teeme, siis paneme nad mõlemad kiirelt külmkappi tahenema umbes pooleks tunniks. Siis on hea hammustada ja jäätis ei voola välja, kui seda sööma hakata, et ta tahab jäätis natuke taheneda. Ja nii lihtne see ongi, et tuleb vaid minna poodi, osta küpsiseid ja jäätist, need kaks asja kokku panna ja siis hiljem ära süüa. Head isu!